Aednikud ja põllumajandustöötajad üle kogu Eesti kasutavad üha enam droone, et parandada oma põllukultuuride saaki ja üldist jõudlust. Droonid võimaldavad neil hõlpsasti jälgida põllumaid, tuvastada haiguste ja kahjurite esinemist ning isegi pihustada väetist ja putukamürki. Kui soovite kokku panna drooni, mis on spetsiaalselt kohandatud põllumajanduskaitseks, siis siin on mõned juhised. Valige sobiv raamistik. Alustuseks valige drooni jaoks sobiv raamistik. Põllumajanduskaitse droonidel peab olema piisavalt ruumi, et kanda vajalikke seadmeid nagu kaamerad ja pihustussüsteemid. Valige vastupidav ja kerge raamistik, et tagada lennukõlblikkus ja pikem lenduaeg. Paigaldage mootorid, järgmiseks sammuks on mootorite paigaldamine. Valige droonile võimsad mootorid, et tagada piisav tõstejõud ja stabiilsus. Kontrollige, et kõik mootorid oleksid õigesti ühendatud ja kinnitatud raamistikule. Ühendage juhtseadmed, järgmisena ühendage juhtseadmed. Valige drooni juhtimiseks usaldusväärne ja intuitiivne puldiseade. Kontrollige, et juhtimisseade oleks korralikult sünkroonitud drooniga ja valmis lendama. Lisage põllumajanduslikud seadmed. Nüüd on aeg lisada droonile põllumajanduslikud seadmed. Paigaldage droonile kvaliteetne kaamera, mis suudab põhjalikult ja täpselt jäädvustada põllumajanduslikke probleeme nagu haiguste nähtavus ja kahjurite jälgimine. Lisaks sellele võite soovi korral lisada ka muid seadmeid, näiteks termokaamera või muud spetsialiseeritud sensorid vastavalt oma vajadustele. Lisapihustussüsteem. Kui soovite drooni kasutada ka põrandakaitseks, siis paigaldage sellele pihustussüsteem. Pihustussüsteemiga saate hõlpsasti pihustada väetiseid, putukatõrjevahendeid ja muid kemikaale oma põllule vastavalt vajadusele. Veenduge, et pihustussüsteem oleks korralikult paigaldatud ja testitud, et tagada selle täpne ja ohutu töö. Häälestage drooni. Pärast kõigi seadmete lisamist ja ühendamist on oluline häälestada droon. Veenduge, et drooni tarkvara oleks värskendatud ja seadistatud vastavalt põllumajandustööde vajadustele. Kontrollige drooni lennustabiilsust ja kalibreerige juhtsüsteemid, et tagada täpne ja stabiilne lennuga töötamine. Testige drooni. Enne drooni välitesti tegemist tehke sisetestid, et veenduda, et kõik süsteemid töötavad korralikult. Kontrollige, kas pildistamine ja pihustamine toimivad nii, nagu oodatud. Veenduge, et droon vastab ohutusstandarditele ning testige drooni lennufunktsioone avatud ruumides, kus ei ole takistusi. Kui olete drooni edukalt kokku pannud ja testinud, olete valmis alustama põllumajanduslike probleemide jälgimise ja kaitsega. Alustamine võib tunduda keeruline,